tere tulemast minu kanalile. Olen veits tõbine, aga see ei sega töö tegemist, nii et lähme jällegi kohe asja kallale. Siin siis kaseliimkilp poest võetud. Kohe näitan teile ka poest võetava materjali võlusid. Nagu siin näete, siis siukene kerge vahe on siin sees. Mõnel rohkem, mõnel vähem. Nüüd proovin siis ka niimoodi, et räägin otse. Et ei räägi pärast video peale. Aga selleks projektiks on siis riiul, mille jaoks see on, näete juba video lõpus. Aga nüüd peame need lauad sirgiks ajama. Ja siis vaatame edasi. Kasutan kohe freesi. Saaks ka saega, aga siis jäävad sae jälle peale ja siis peab hakkama mõtlema, kuidas nüüd maha saada. Freesime kohe küll ilusaks. Vot ja ikka juhtub. Jah, kui nüüd järele mõelda, siis ei saega saab täitsa hästi, et need saajad ei ole mingi probleem. Nüüd teeme ikka saega edasi. Nii, nüüd lõikame suuremad keskelt pooleks. No nii, saime need õigesse mõõtu. Niipidi. Nüüd 30 kraadi alla. Algul mõtlesin, et lihtsalt järjest lõikab niimoodi.
aga siis ei saaks öösel magada, nii et teeme niimoodi, et see puumuster läheb sujuvalt ümberringi. Kohe näitan, millest ma räägin. Sellised riiulid. Et siis see puidumuster läheks ringiratast ühtlaselt, mitte suvaliselt. Ja neid juppe on vaja 42 tükki teha. Jah, ühesõnaga jah, siukene. See poleks. Nii. See on lõigatud. Siis seda me ei keera niimoodi ja ei lõika nagu siit niimoodi, vaid see tuleb lõigata ka nüüd niimoodi ja siis siit niimoodi. Vot niimoodi. Oi kui kena, vaata kõest. Lähebki niimoodi sujuvalt see puusüü ringiratast. Muidu oleks seda teistpidi keeranud, ma ei tea, kuidas koos. Nii, jätkame. Üks on valmis saanud. Nüüd hakkame neile sooni tegema. Valmis. Ja siuksed need tulevadki. Oi, see sai küll ikka kena. Mega kena. Nüüd teeks siia tagusid. See saab päris siukene pähkel olema. Ei olnudki mingit pähklit. Saega 3 külge maha ja teise saega täpsesse mõõtu teised vastasküljed.
noh, siin on veel vaja lihtsalt kokku pressida. Aga muidu tipp-topp. Nii. Plaani muutus. Milleks teha kergemalt, kui saab ka raskemalt. Plaan siis selline, et teeks selle riiuli vähe uhkemaks ja lisaks LED-tuled, LED-ribad. Siin olen juba algust teinud. Teeme siia soone. Et noh, muidu võiks ju LED-i panna ka lihtsalt niimoodi riiuli peale, nagu paljud teevad, aga no see ei näe hea välja, ei ole väga siukene professionaalne, nii et me teeme soone. Ja soone sisse selline. Ja siia sisse läheb siis LED-riba ja see katab ta ära. Hakkame pihta. Korrasega vahele. Miks on hea seda kasutada, on ka see, et aja jooksul LED seal tolmu sees nii-öelda, kui ta väljas on lihtsalt riiuli peal, võib lahti tulla ja ära kukkuda. Või riiulisse pandes mingeid asju, siis võib LED viga saada, aga siin sees ta on kaitstud, isegi kui ta lahti tuleb, siis see hoiab teda ikka siin sees. Saab lapiga pühkida ilusti kenasti. Läheme nüüd töö juurde tagasi. Ja vahepeal saigi valmis siukene. Ja vaadake, kui hästi ta läheb. Naksti. Vahepeal läksin jälle hoogu ja unustasin filmi panna, aga lõikasin need alumiiniumribad ära, 25 tükki. No, nüüd kus sooned on tehtud, siis peame ka tegema üleminekukohad. Valmistume liimimiseks.
Need ei ole veel omavahel kokku liimitud, ma lihtsalt panin pitskruvidega kinni, et see 30-kraadine nurk ikka jääks püsima. Freesime niimoodi ilusti ära ja siis läheb lihvimiseks. Seda ma muidugi ei näita, see on jube tüütu. Aga näeme siis, kui läheb lakkimiseks. Mina siin mõtlemas, kuidas seda lõppu kõige lihtsam ja murevabam teha oleks. Kas peaks siia taguse ennem ära liimima, siis lakkima ja siis siia need alumiiniumist asjad liimima. Aga siis kui tagus on siin, siis on siit põhjast veits kehva seda lakkida ilma, et siia soonde läheks. Ja siis ma mõtlesin, et aga kui ma liimiks kohe siia need ära, siit on ju hea näha ja liimida ja teha. Ja siis põhi panna. Aga siis on täpselt samamoodi. Seest on veel raskem lakkida, kuna selle soone peale ei tohi nagu lakki minna. Ja siis ma mõtlesin, et ma ei liimigi üldse kumbagi. Et ma lakkingi hoopis niimoodi ära, siis liimin need täpselt need. Siis liimin need siia sisse ja siis kõige viimasena panen taguse ja nii ongi. Siin on ka märgitud, milliseid külgesid ei laki, kuna need lähevad omavahel kokku. Läheb liimiga kokku, et siis ei ole mõtet seda lakki raisata neile. Ja lakime siis sellega. Kuna seda on suht vähe, siis ma juba mõtlesin, peab juurde ostma, aga ei. Tuli meelde, mul on see ka. Ja sellega me lahendame selle ära. Ja siis saame niimoodi rohkem. Kõlab nagu plaan. Nii et teeme ära. Mulle meeldibki enamus asju lakkida, kuna just see puidusüü ja kõik see, kuidas ta välja tuleb. Ja ainuke asi, mis mulle lakkismise juures ei meeldi, sul peab olema asi väga hästi lihvitud. Mitte et salb asi oleks, aga nagu
enda arust sul ongi see hästi lihvitud. Nii kui lakkima hakkab, jääb laki alt kohe näha need liimilaigud ja plekid. Nii, see läks oodatus kiiremini. No ja vedeldasin seda lakkiga sellepärast, et oli ka kiiresti kuivaks. Ta muidu on suht siukene paks lakk. Ja siis läheb teda rohkem, kuna seda on raskem laiali kanda. Ja seepärast ta kuivab ka kiiremini. Niimoodi ta vedellam. Läheb paremini laiali ja ei kuiva nii kiiresti. Oi, kuidas mulle meeldib seda esimest kihti nii lakkides kui värvides peale panna. No, vaadake kui kena. Nüüd oleme nii kaugel, et hakkame neid liimima. Ja liimime sellega. Noh, arvatavasti nii palju ei ole vaja, aga see liim ongi vaja ära kulutada. Nii, ja põhjus, miks ma alumiiniumiga nurgale lõigan nagu need detailid, sest võib juhtuda selline asi, et ei saa väga head nurka nendele.
nii-öelda detailidele puidust. et paned küll 30 kraadi, aga tuleb ikka või jääb ikka siukene vahe. Ja kui see alumiinium ka nüüd nurga alla lõigata, siis oleks seda üsna raske kokku pressida. See ajaks nad veel rohkem laiali. LED, mis siia sisse läheb, seda sai painuta niikuinii siia nurka välja, nii et siis pole vahet. Peaasi, et ta siin sirge peal on. Siia nurka ta ei lähe, ei puuduta seda nurka niikuinii. Nüüd siis liimime tagused külge sama liimiga, siis ei ole mökeldamist. Mõtlen seda. Ja nii ongi. Peaaegu sai kõik liimitud. 2 tükki veel jäi, kuna pitskruvid said otsa. Tagused lihvitud ja lakitud. Ja saigi kokku liimitud, see oli ikka paras nikerdamine. Ja nüüd on aeg LED-id panna ja vaadata, kas see asi hakkab tööle või ei hakka. Ütlen kohe ära, et arvatavasti on ka lihtsam viis, aga ma proovin nii teha. Lihtsalt teile infoks, et ma pidin selle kõik uuesti välja võtma, kuna see ots, mis praegu seal ees liigub kiiresti, siis see peaks tegelikult välja jääma, kuna see läheb vastuvõtja külge. Nii on ring peale tehtud. Siit sisse, sealt, siit ja keskele. Nüüd paneme need siia soonde ja paneme tepsli ja vaatame, kas töötab. Nii, juhtmed on ühendatud, täpselt, ideaalselt sai niimoodi, et väike ots ei jäänud välja. Ja nüüd jookseb sealt seest. Ja nüüd paneme need niimoodi. Peaaegu pandud. 3 tükki jäänud. Ja nüüd te mõtlete, et huvitav, mis siia sisse küll läheb. Seda nimetan ma rooside taruks. Ja see veel ei ole kõik. Paneme tulekustu. Ja nüüd saagu valgus.
ossa kurat. no see küll ikka megakena. Siin on siis erinevus, kui on see peal ja kui on ilma. Ikka vahe on suur. Ega muud ei olegi. Aitäh, et lõpuni vaatasite. Ja no teeme sellega ära, et kui tahate mind toetada, siis likeige seda või jagage või hakake mind jälgima. Ja ega siis midagi. Järgmise korrani.